suvisel Põhjamaal on hommikuti 3 kraadi sooja, siis nüüd valame keeva vett mootorisse, et väike mammut lahti sulakski. Tere hommikust! Täna on siis 24. august ja me oleme saabunud Tierparienale ja ma arvan, et see on selle suve üks tipphetki ja me suudame näidata, mis on meie tehnikas sees, siiamaani olnud peidus. Ja kui nüüd rääkida, kuidas see võistlus lõppes, mida teie ka nägite, siis peale viilipaari purunemist pakkisime ju asjad, eks ju, ja paari päeva pärast selgus, et me saime siis teise koha. Nii nagu ka see mees, kes starti ei tulnud, jagati välja 12 kohta. Noh, mis punktide poolest nüüd andsime küll midagi ära, aga selle eest viimane etapp motopargis sai võidetud ja sellega siis kindlustatud Soome meistritiitel ja peale 5 aastat pausi me oleme taas kord Soome meistrid, mis on päris hea tunne. Ja see konkreetne nüüd meistrivõistluste arvestusse ei lähe, aga see on Euroopa meistrivõistluste etapp. Meile raames siis me tulime competition eliminaatori klassi sõitma. Algselt oli plaan, et sõita rekordit. Täna tegelikult on ambitsioonid suuremad ja proovime seda strateegiat nüüd kaasa teha, sest et see on selline põnev klass, kus sõidetakse oma kubatuuri, kaalu, indekseid ja sul on vaja nagu väga läbi mõelda, kas sa sõidad kaaspõhjas lõpuni või kui palju sa oma indeksit lõhki sõidad, aga samas nagu piiranguid ei ole, nii et kui on vaja, siis saame panna, nii et vähe ei ole. Ma saan pill on auto, on rootsi keeles. Ja vaata, tulime praegu tehnilisse kontrolli, ma tegelikult ju olen 2 korda varem käinud konkreetsel üritusel ja siis veel 2 korda teisel rajal ja tehniline paber on erinevalt muudest maadest alati omakeelne, nii nagu neil on oma raha, oma keel, siis nad uhkelt kasutavad seda, aga no proovi täita seda paberit. Ma ei saa mitte midagi aru. Ma olen mõne sõna ära õppinud, et Pilens, Ars model võiks olla mingi automudel või midagi, mark. Ja siis ma saan aru, et HP on nagu horsepower on ju inglise keelest tuldud, on ju. Aga advanced HP ja factored AP, mida asja räis? You had automatic transmission last year. Yes. Tehniline tehtud. Paneme see ülesse. Me paneme ikka ülesse, see on suurem, vaata. See on veidi suurem. Vaata, me pole ju siin Tirpis nii ammu sõitnud, aasta on juba mööda läinud. Väikene ärevus on sees. No me läheme muidugi väiksema võimsusega peale esimeseks stardiks. Natuke testida käigukasti ja vedrustus, mis me oleme muutnud ja kui kõik toimib, siis hakkame vaikselt juurdegi ruttima vaatama. Rada tundub ikka väga äge, aga siin ei ole kunagi pettunud, et sellist asja, hommikul on kehvem ja õhtul parem, sellist asja ei ole olemas. See rada on nagu klaas, sile, ilus. Enne vaatasin, üks linnusulg tuli, õrnalt puudutas maad ja naksti kinni sinna, et enam tuul teda kaasa ei viinud, tähendab seda, et see pinna nakkumine on nii hea lihtsalt. Esimene sõit oli
täitsa enam-vähem, ainult paukus jubedalt. Käiguvahetus tuli ilusti välja. Päris põnev on ise käiku vahetada. Nüüd ma nägin seda shift lighti ka ilusti. Aga vahetasin esimeselt teisele vist natukene vara. Sest et kuradi ta hullult paukus ja siis... Kütusega pärast. Ei, ma ei tea, vaatamegi. Aga ta hakkas juba selle launchi hääleks. Sükks häältega, kui üks silinder kustus ära. Ja siis see nii kui nuppu päässi, nii... Keskel oli jälle, nagu siukene hääl oli hea, aga pärast starti oli jälle. 320 väikese tagasihoidliku boostiga võiks olla. Kihvt on see, kui hästi kiiresti käivad, vaata need kõik roundid üksteise otsa pannakse. Võistkondi on ikka, meie klassis on ainuüksi 29 võistlejat, see on ajuvaba. Varjud tulid niimoodi lahti, et kuradi niuke tunne, et lendan ninali läbi esiklaasile. Täiesti hull pauk käis, ma ei saanud aru, mis kuradi mõttes. Ma mõtlesin, et absoluut siuke tunne, nagu oleks varju lahti tõmmanud, see kuskile posti taha kinni läks, saad aru. Tuul oli vastu meil, ma ei saa aru, kuidas ta niimoodi võttis. Me tegime ju kodus Nukvõlli seadetele muutused, et saada üles pöördesse rohkem hobujõudu, tundub, et see töötab. Aga kuna kütuse segu on nüüd natukene rikkam siin sellele, et ma igaks juhuks teda rikkamaks tegin, siis mõned silindrid kustusid meil siin ära. Vaata, saab ilma paukudeta. Igal juhul hobujõud on nüüd kindlasti rohkem. Tule vaata, mis kuradi käigugang mul on. Ennem oli, no seda ei saa nimetada kangiks, tegelikult on lülitipaneel ja need on reaalsed õhksilindrid või te õhksilindrid, vaid ütleme siis õhksolenoidid. Ja kui ma siit vajutan, siis teine käik, kolmas käik, neljas käik. Esimene on juba sees siis, kui ma tõmban selle väikse kangi taha. Ja siis, kui finišis olen, siis vabastan kõik käigud, võtan neutraali peale, võin siduri lahti lasta ja rahulikult maha pidurdada. Miks seda vaja on? See on competition eliminaatori ütleme reeglites kirjas, et käigu vahetamine peab olema full manual ja ühtegi elektroonilist juhti või siis vahendajat ei tohi vahel olla. Ja see on full manual, sellepärast et ma reaalselt manuaalselt lasen õhu silindrite peale. Starti algus oli nagu täiesti, tunne oli nagu hea, aga jah, siis läksin endast vähe välja ja vahetasin käigu tollel ajal lihtsalt. Jätsi alguses jah, aga vähem, oluliselt vähem. Paari esimese sõiduga me vaatasime, et kuna meil on nukkad on ka ära keeratud natuke nuudel läbi suuremaks ja siis nagu alla otsas jääb jõudu väheka ja sidur ei libise enam ja pööre kukub nii alla, et 7000 peale kui siduri natuke libisema tegema, et võtame siis tsentrifugaalraskusi ära.
rekord 1.0, 99. Aeg 6.7. Lõppkiirus 3.35. Ikka põhimõtteliselt oli ikka nagu väga-väga okei. Aga oota, mul on rooli ka vaja. Käigukasti sees tuleb nii paha häält. Ära veel keera. Täitsa huvitav sõit oli. Vahelduseks. Tundus nagu start oli tegelikult juba kiire automoodi. 1099. 1099, jah, okei. Hakkab looma, aga ei ole veel. Kurat, see automaadilt manuaalile minek, see on ikka nagu eriline nuhtluses. No nagu arvata oli, 1 aasta läheb nagu täiesti õppimiseks. Nüüd on niimoodi, et esimese käigu läheb kohalt minema. Noh, punane tuli, millal läheb, ei lähegi põlema. Ei lähegi põlema. Ei, ta ei läinud. Ja panin kurad igaks üks sisenes, seepärast, et ta ei läinud põlema, saad aru. Aga tegelikult ilmselt loomulikult oleks läinud. Loomulikult oleks läinud. 2 sekundit. Jaa, nii pikk aeg oli. Annekad täis ja siis ootas. Mulle tundus nagu see oleks nagu kuradi 15 sekundit oodanud teist käiku. Ja siis panin plaks. Ma tundsin, et sa kuskil seal keskel oli see teema, et minu meelest läksin piires, aga ma ei saanud õigele klahvile pihta. Panin uuesti selle sama klahvi. Science, pure science. Kontrollime oma kõveraks läinud kepsused. Välja vinud silmadel kepsused. Kas tuleb juurde ruumi? Ei tule. Väga lahe on olnud, jah. Arvestades seda, et eelnevad võistlused oleme saanud neid passida tavaliselt, eks ju. Küll on vihm ja küll on korraldus ja küll on kuradi pesu ja küll on õli ja siis nüüd, täna me oleme juba 4. korda ja üldse nagu, noh, kuidas meil täna läinud on tegelikult ainult tõusvas joones ja kui võidusõitel läheb terve päev ainult tõusvas joones, siis on ju kõik kuradi tipp-topp. Siis oled õhtuks kohal. Jah, siis ma olen õhtuks seal, kus tahtsin olla. Eks ta nii on. Aga praegu on viimane sõit ees, nii et tegelikult ei ole ilus õisata ennem õhtut. Lihtsalt see juht on eriti roostes. Või noh, tegelikult pole ju kunagi sõitnud selle autoga, et vahetad ise käike niimoodi ja neid 4 korda. See on nagu eriti kuradi tüütu küll, aga noh, vist jah. Õpime. Leppisime Tõnisega kokku, et ma vahetan käigud õigel ajal. Davai. Davai, teeb ära.